Meie klassil on siis väga iseloomulik see, et me oleme nii vaiksed. Ja näiteks, kui mõni õpetaja tunnis küsib, kas me saime sellest teemast aru, mis ta veel seletas, siis me isegi ei ütle jah või ei. Nii et lihtsalt oleme vait. Ja kõik õpetajad on selle pärast meiega väga hädas. Meie klassi võib veel iseloomustada nii, et me oleme väga kokkuhoidvad. Teeme kõike koos. Käime igal pool koos. Pidudel ja muidu on niisama ja. Meie klassil on veel kombeks kõik asjad teha viimasel minutil. Ja näiteks nüüd tutipäeva laulu leidsime ka mõni päev enne tutipäeva ja igast videod, mida me peame filmima, siis need tulevad ka alles paar päeva enne üritust. Jah, et üritused korraldame kõik nii viimasel hetkel kui veel võimalik. Aga üldjuhul tulevad kõik hästi välja, et jah, kõigile meeldib. Oma klassile tahaksime soovida siis häid tulemusi eksamil. Õigeid valikuid edaspidiseks eluks. Ja et me ikka edasi suhtleksime ja koos pidusid peame. Jah, kõike seda sama. Mul tuleb selline lugu meelde, kuidas me enda nüüdsele klassijuhatajale panime kunagi knopka tagumikku alla. Oi, kus siis sai nalja. Ja selline lugu tuleb ka meelde, et poistega tegime šašlõkki koolimaa katusel ja jäime vahele. Ja tegime šašlõkki ja jõime limonaadi loomulikult. Ja. Et mul siis tuleb veel meelde selline asi, kuidas me Aidariga tahtsime kalale minna. Et oli siis kolmapäevane päev ja 2 viimast tundi pidid matemaatikad olema. Ja siis me mõtlesime, et peaks mingi sellise huvitava vale välja mõtlema, et kuidas koolist ära saada. Ja siis me Aidariga mõtlesime, et ütleme õpetaja Allile, et meil on vaja minna nagu spinninguid testima. Et on selline programm, et miks me seda testima peame või neid testima peame. Ja siis ma ei teagi, kes õpetaja jäi uskuma või mitte, aga igast me saime minema. Ja Triinu, ütle seda? Ei ole, minu jaoks ei ole. No, ma ei pole sa võid valetada. Ei, ma ei valeta, ma olen väga aus ja väga korralik. Ja ma olen väga tõsine inimene, ma ei tea ühtegi naljakat lugu. Sobib, jah? Väga põnev aeg, mis minul on meelde jäänud, on kui me õppisime keldrikorrusel, siis toimus koolimajas renoveerimine. Mäletan väga hästi päeva, kui keegi väga ei tahtnud enam koolis olla ning otsustasime, et teeks aknad lahti. Oli siis talv ning ma ei mäletan täpselt, mis kraadidega sai ära. Klassi saime küll külmaks, aga meid siiski ei lastud koolist ära, nii me pidime olema selga joped. Majanduse tunnis oli üks töö ja siis me tegime eelmine tund ka seda juba, aga see ei läinud arvesse, sest keegi polnud õppinud, et teeme uuesti. Ja ma jätsin selle vana töö alles, mul oli kleit seljas, panin siia niimoodi kleidi pea alla ja siis piirusin. Õpetaja ei näinudki, ma olin ainuke, kes pikerdas. Ma sain 5, yes. Jah, tavalised, kuid erilised, siiski kõige vanem klass. Tunneme ennast uhkena. Ja kõige lollimad koolis. Kohati on selline tunne ka, et me oleme nii lollid, et isegi esimene klass on meist targem. Aga siiski me tõestame ennast ja näitame, kui targad me suudame olla. ja ma ei tea. Aga mis me muidu oleme teinud? Eks me oleme ikka siuksed tavalised noored. Käime koolis ilusti. Nii palju, kui saab. Ja mõned tunnid on ikka sellised, kuhu ütled, see on nii viimane tund, ei viitsi sinna minna. Siis ei lähe. Aga see on harva. Tavast me ikka käime ilusti koolis. Põhjuseta puudumise meil ei ole, kindlasti mitte. Kui me käisime 7. klassis, siis me õppisime seal spordihoone allkorrusel ja seal oli tööõpetuse klass, kus Meelis alguses rääkis, et tuleb üks sein maha lammutada. Ja siis vahetunnis muidugi kõik poisid hakkasid seda seina lammutama ja lõpuks oli seal seinas suur auk. Pärast tuli välja, et see sein oleks pidanud tegelikult alles jääma. Ja siis meie klassiga panime sinna selle augu koha peale suure tahvli ette.
et oli matemaatikaeksam, siis sai eelmine päev ostetud šokolaad ja see sai lahti võetud ja šokolaadi sisse sai sirkliga kraabitud igast valemeid ja asju. Siis sai see šokolaad uuesti kinni liimitud ja siis eksamil tegin ta uuesti lahti ja siis vahepeal vaatasin sealt valemeid ja siis jälle lükkasin paberi peale selle ja siis niimoodi sai eksam ära tehtud. Et algklassidest mulle meenub see, kui Virgo üritas nätsu visata prügikasti nagu korvpalli, aga ta viskas liiga kõrget ja see jäi lihtsalt lambi kõrge kinni ja sellest oli väga suur jama. Ja mina ei mäleta sellest põhimõtteliselt mitte midagi ja seda ma tean, et alguses ma ei teadnud, mina sain üldse asjast pihta ja siis, kui hiljem teada sain, siis oli päris huvitav. Kõige naljakam on siis see kindlasti, et meie klassi poisid on kõige naljakamad. See oli väga loogiline laus praegu. Ma ei oska seda öelda. Räägime seda, kuidas me majandusest ära küsime, kui me busse läksime. Mine Puhvi, räägime seda, neljakesi olime või? Rääkige. Räägime. Vai lähme. Äkki pääske kõik siin? Meie põnev lugu on siis selline, et meil on reedele viimased tunnid 2 majandust ja siis me tahtsime majandusest ära küsida. Aga meil on mitte midagi, mingit head põhjust, miks tunnist ära saada. Ja siis Virgo leidis ühe hea põhjuse. Me ütlesime, et meil oli pidu ja et me peame minema suguhaiguste testi tegema. Must või? Ja siis õpetaja võttis seda kui tõsiasja ja siis ta lasi meid ära. Ütles, et sellist asja peab kindlasti tegema. Aga tegelik põhjus, miks me ära läksime, me tahtsime minna Statoili purksi sööma. Soovime teile tuult tiivadesse!